loeme Jumala sõna ühiseks õnnistuseks Johannese evangeeliumi 12. peatükist, 20. salmist alates. Aga nende seas, kes olid tulnud pühiks palvetama, leidusid mõned kreeklased. Need tulid nüüd Philippuse juurde, kes oli Betsaidast, Galilea linnast, ja palusid teda üteldes: Isand, me tahame Jeesust näha. Philippus tuleb ja ütleb seda Andreasele ja Andreas ja Philippus tulevad ning ütlevad seda Jeesusele. Aamen. See oli palmipuude püha õhtupoolikul, kui tulid kreeklased Jeesuse jüngrite juurde ja ütlesid oma suure soovi. Me tahame Jeesust näha. Inimene on niimoodi loodud, et tal on igatsus kohtuda Jumalaga. Vahest inimene isegi ei tea seda, et see on igatsus Jumala järgi, mis ta hinges on. Ta tunneb rahutust, tunneb mingit soovi, ikka rahuldamatust oma hinges ja ta ei oska seda arvata, et see on soov kohtuda Jeesusega. Tänapäeva maailmas me kuuleme vahest selliseid mõtteavaldusi, et kui on inimestel materiaalsete hüvede küllus, on tervis, on kunstiline meelelahutus, siis kaob tarve Jumala järgi. Siis ei ole enam mingit vajadust Jumalat otsida ega igatseda. Kuid see kreeklaste soov räägib meile teist. Me nii palju teame kõik, et kreeklastel oli oma aja kunst, kirjandus, luule, kõik oli olemas. Ja ometi nende hinges oli soov kohtuda Jeesusega. Selle mõtte kinnituseks veel tuletame meelde Luuka evangeeliumi 19. peatükist ühe mehe, kellel oli väga tugev materiaalne kindlustatus. Selle mehe nimi on Sakkeus. Tal oli oma positsioon, kõik oli olemas. Ja temal ka soov Jeesust näha. Tema ronib puu otsa, et Jeesust näha, et kohtuda temaga. Mõnikord inimesed on veel ütelnud, et need on haiged, hädalised ja viletsad, kellel on see tarve olemas. Ei me loe, et Sakkeus oleks olnud haige mees ja kreeklased, kes olid pika teekonna käinud. Aga ometi oli see soov nende südames. Meie kõik ja sina ka vajad Jeesust. Need mehed, kes olid kaugelt tulnud, olid ilmselt kuulnud temast, aga neil puudus kohtumine temaga. Ja nüüd nad tahtsid oma silmaga näha. Ikka on ju elus nõnda, et alles siis, kui ma ise näen, oma silm on kuningas, see on nii tuntud väljendus. Kuid selles sündmuses leian ma ka selle mõtte. Ja me näeme siin usklike inimeste elu suurt ülesannet. Sest need mehed tulevad Jeesuse jüngrite juurde Jeesust otsima. Kallis usklik, sul võib olla mitu eluülesannet ja palju tööd ja toimetust, aga ära seda unusta, et sinu üheks pühaks ülesandeks on selles maailmas, et inimesed sinu kaudu ja sinu vahendusel saaksid Jeesusega kokku. See on suur ülesanne. Kui me tuletame meelde enda elu ja kohtumist Jeesusega, siis väga paljudel juhtudel oli see kaasinimeste vahendusel. Olid inimesed, kes tõid meile sõnumi Jumala armastusest. On sul meeles need, kes sulle selle sõna edasi ütlesid, et Jumal armastab sind? Vaevalt tegi seda taevaingel. Selleks võis olla üks väga lihtne inimene. Ja me täname Jumalat, nende mälestus on meile kallis, kui neid enam maa peal ei ole, kes selle sõnumi meie juurde tõid ja kes aitasid meid kokku saada Jeesusega.
kas need inimesed, kes minu ja sinuga elus kokku puutuvad, kas neil on võimalus kokku saada ka Jeesusega? Kas need, kes näevad mind tööl, kes näevad mind kodus, kes kohtuvad minuga tee peal, kas neil on võimalus Jeesust näha? Laiendaks seda küsimust. Kas need inimesed, kes tulevad siia Jumala kotta, kas need inimesed võivad näha Jeesust, kohtuda temaga? Kord, kui oli üks jumalateenistus lõppenud, siis üks vana inimene, usklik inimene ütles ühe noore inimese kohta oma arvamuse. Ja see pani mind mõtlema. Ta ütles nii: laulis küll Jeesusest, aga esitas iseennast. Ja ma pole unustanud tänapäevani seda väljendust. See oht on ka olemas. Mõnikord me ise tükime esile ja Jeesus jääb tahaplaanile. See on õnnetus. See peaks nii olema. Kui me Jumala kojas kuuleme huvitavaid probleeme ja inimesed võivad minna vahest vaimustuses ära ja ütelda, küll laulsid hästi, küll see kõneleja kõneles hästi. Ja võib-olla meie puudutame maailma põnevaid küsimusi. Aga kui inimesed Jeesusega kokku ei saa, siis oleme märgist mööda lasknud. Ja sellepärast on see suur vastutus meile kõigile, et meie tunnistus, meie laul, meie sõnum, meie käitumine oleks selline, et oleks võimalik kokku saada Jeesusega. Sest Jeesus on see, kes lahendab meie probleemid ja küsimused. Meie võime ainult olla need, kes juhatavad inimese Jeesuse juurde. Uuest testamendist me loeme Apostlite tegude 4. peatükist nõnda. Kui Peetrus ja Johannes pidid kohtus vastust andma, et üks inimene oli terveks saanud, siis on muuseas selline märge seal juures. Kui nemad nende julgust nägid, siis on öeldud, ja neist saadi aru, et nemad olid Jeesusega olnud. Küll igatseks seda, et see kuuluks meie olemuse juurde, et oleks märgata, et me oleme Jeesusega olnud. Küllap me oma elus oleme näinud neid inimesi, kes on tuletanud meile meelde Jeesust. Pannud mõtlema temale, oled sina ka üks nendest. Loeme ühest issanda tunnistajast, Stefanusest. Tema pidi tunnistama väga rasketes tingimustes. Ta ei saanud mitte nii rahulikult rääkida, kui mina praegu siin, vaid kui ta rääkis Jeesusest, rääkis Jumalast, siis teda visati kividega ja kõik lõppeski selliselt, et see jäi ta viimaseks sõnumiks. Aga Jeesuse olemus tuli nähtavale. Tulid need sõnad, mis tegid Jeesuse väga suureks, ka selle issanda tunnistaja suust. Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Vahest me saame oma tunnistusega veel kantslil või rahva ees paremini hakkama, kui siis, keset igapäevast elu, kui keegi meile halvustavad sõnad ütleb. Ja siis me jääme võlgu. Me võlg on vahest siis veel suurem. Mõnikord me kibestume, pahandume. Me ei suuda siis Jeesust välja elada. Ja me teame seda, et Stefanuse sellisel tunnistusel oli imeline mõju. Noormees Saulus, kes seda kõike jälgis ja kuulas ja vaatas, nägi seal Jeesust. Hiljem ta kohtus temaga. Armsad, tahaks küll soovida, et me oskaks nii elada ja et me unustaks ära, et ka need,
kes on meie meelest vahest kõrged, suured ja tähtsad, et neil on surematu hing ja nemad vajavad Jeesust. Kui inimene isegi seda tunnetab, et ta teda vajab, ta ei julge seda välja ütelda. Sellise mehega koos, kes oli väga jutukas, teadis väga palju ja teadis ka väga palju halba usklikest inimestest. Ja temal oli nagu ära jaotatud, et iga lõunatunni ajal kellestki usklikust ta teadis ikka halba rääkida. Aga ühel lõunatunnil tema ei rääkinud halba ja see oli päris üllatav. Ta tuletas meelde oma 100 aastaid ja ütles siis ise lausa välja ka, et ühe uskliku olen elus näinud. Jäin hoolega kuulatama, kas ta ütleb ta nime ka. Ütles ka. Ja kuidas ta teda nägi? Ta oli Venemaal sõja ajal väga rasketes tingimustes ja samas väeosas, kus tema oli üks usklik mees. Ja millest ta nägi tema usklikkust? Ta tuletas meelde ja ise nii tõsiseks ja vaikseks ütles, selle mehe usku ma tunnistan ja tema Jumalat ma usun, et see on olemas. Asi oli selles, et ta oli oma leivatüki temaga pooleks murdnud, kui tema kõht väga tühi oli. Ja muud imet see mees ei teinudki. See mees on meile kõigile tuntud. See on professor Ugu Lepnur. Ta on orelikunst. Me oleme vaimustusest ta kunstist. Aga ta elas ka ilusat elu ja juhatas inimestele taeva teed. Annaks Jumal, et neid rohkem oleks. Aga ta ei ütelnud seda, ta oli ise muusika inimene, kes seda juttu rääkis. Ta oleks just seal muusika kaudu näinud, vaid leivatüki kaudu. Seal ta nägi, et on tegemist uskliku inimesega. Mõnikord on nii, et me mõtleme, et ma olen nii andetu, ma ei tahaks midagi võimast esitada ja siis Jeesuse nime nimetada. Aga sul on lihtsaid võimalusi Jeesust esitada, sest kui Jeesus maa peal elas, siis ta mitte ainult ei jutlustanud, vaid ta pesi jüngrite jalgu, ta tegi tuld, küpsetas kala ja meie kaasaeg vajab ka sellist issandat, et me esitaksime teda nõnda elu igapäevases praktikas. Veel üks näide igapäevasest elust. Üks usklik inimene töötas ja ta ei pannud mitte omale märke otsa ette, kui ta tööle läks, et tema on usklik inimene. Ta ei nimetanud sellest. Aga kui ta mõnda aega on töötanud selles asutuses, seal oli vahest ka niisuguseid töid, mida kõik ei tahtnud teha. Kõik olid nii natuke nagu endast lugupidavad inimesed ja ühel päeval selgus, et koristaja oli haigeks jäänud. Aga mis nüüd? Kontor jääb mustaks. Keegi seda ei puhasta. Ega üks tunneb, et temal ei sobi lappi kätte võtta ja harja kätte võtta ja tuba puhtaks teha. Aga see uus tulnud teeb selle hea meelega ära, ütleb, ei, nii ei saa, me peame ikka tegema kõik korda. Nii läheb elu edasi. Ja ühel päeval üks tema töökaaslane ütleb talle nii, ma ei tea, kes te küll olete. Teie tuletate oma eluga meelde mulle ühte raamatu ja see jutustas esimestest kristlastest. Et nad olid inimesed, kes olid valmis koormaid kandma. Ja siis ta vaikselt ütles, et mina tahaks ka kristlane olla. Aga see oli kõik seda toredat teed mööda, et need teod käisid ees ja nüüd ei olnud enam raske nendel, kes taga kokku puutusid, näha issandat seal. Ma kasvasin usklikus kodus. Ja ma mäletan, et mõnigi kord, kui mu isa ja ema tulid Jumala kojast, siis nad tõid kaasa selle mõju, mis seal oli olnud. On meeles üks sügisõhtu, me väikeste lastena olime kodus, ootasime pingsalt neid. Ja on ju ikka nõnda, et lastele meeldivad väga oma vanemad. Aga sellel õhtul oli mu ema ja isa näol nagu eriline taevane helk. Ja pärast nende jutuajamist kuuldes olin küll väga väike. Nad rääkisid, oli väga õnnistatud tund olnud.
armsad, tahaks soovida, et need, kes täna lähevad siit, need võiks koju kaasa selle mõju, et need, kes meiega kohtuvad, nad tunnetaks, et me oleme Jeesusega olnud. See on täiesti võimalik. See võimalus on sinu ja minu käest täna. Veel tuletan meelde venna Einla matusel. Olid mitmed järelüüded, pärast kui olime Kärdla palveles koos, siis üks mees võtab sõna ja ütleb, mis teed mööda tema usklikuks sai. Ja räägib, et see oli seda teed mööda, kui ühel päeval vend Einla, kes oli olnud siis veel noor mees, oli tulnud ja ütelnud temale ja tema abikaasale tere. Ja oli seda teinud nii suure südame soojusega, et ta ütles, et see oli mulle teeks, et ma leidsin Jumala. Vaadake, isegi meie käevigistus võib olla selline, et inimesed puutuvad kokku Jeesusega. Oh, kuidas igatseks, et me täna võtaksime kaasa siit sellise õnnistuse. Üks noormees kord jutustas ja ütles, et ma tahaks väga olla Jeesuse tunnistaja, aga peaks ta andma mulle ka mõne niisuguse meelevalla, et ma võiks vägevaid tegusid teha. Siis kõik näeks, mul oleks midagi välja pakkuda. Võib-olla te oleme elus ka niimoodi mõtelnud. Aga elu pakub meile tavaliselt rohkem neid võimalusi, kus me elame tavalist elu ja ometi on võimalik esitada Jeesust. Elu pakub võimalusi kannatada nõnda, et Jeesuse olemuse jooned tuleks nähtavale. Võib-olla sõnum Jeesusest pahandab mõnda inimest. Ära siis sina selle pärast pahandu, vaid jätkugu sul seda armastust. Ma tahaksin täna ütelda sulle need samad sõnad. Sa vajad Jeesust ja tema armastab sind. See kreeklaste soov. Me soovime Jeesust näha. Ma usun, et see on tõepoolest ka meie kõikide soov. Mitmed me oleme ju siin juba aastad olnud usklikud, aga me oleme teda uskunud, aga pole teda näinud. Mõni on teda unes näinud, mina ei ole unes ka näinud. Aga ta lähedust olen tundnud. Mõnikord nii reaalselt ta on mu lähedal. Aga ühte soovi ma siiski kannan oma südames. See ühtub vana apostli sooviga. Meie saame siis teda näha nõnda nagu tema on. Tuleb kord aeg, kus me astume usust nägemise sisse. Siis kui vend Allar Puu veel elas, ta käis Võrus ja laulis ühte laulu. Veel enne, kui ma sõpru tervitan, ma sooviks näha Jeesust kõigepealt. Vend Allar Puu pole teile võõras. Ta tunnistas ja laulis siin ja ta on jõudnud nägemise sisse. Seisab ees kord see suur päev, kus me võime temale silmadesse vaadata. Keda oleme armastanud, kelle järel oleme tahtnud käia. See on palju suurem päev kui tänane päev. Aga ainult need julgevad temale silma vaadata ja kohtuda temaga, kes on siin maa peal juba temaga kohtunud, kes on tulnud oma eksimuste, süüde, pattudega tema rühti alla ja palunud andeks. Mitte kõik inimesed ei oota Jeesuse tulemist, mõned väga kardavad Jeesuse tulemist, aga need, kes on teda siin maa peal vastu võtnud oma isiklikuks ärapäästjaks ja õnnistegijaks, need julgevad kohtuda temaga. Oled sa üks nendest, kes julged siis minna vastu, kui öeldakse, Jeesus tuleb? Olin lapsepõlve kodus, palvelas ja sellist mõtet käsitlet. Uskusin küll Jumala olemasolu, aga tundsin, et ma ei julge kohtuda Jeesusega. Kui täna peaks olema mõni veel siin, kes kardab kohtuda temaga, kord kui ta tuleb kohtumõistjana, siis kohtu täna temaga, kui ta tuleb õnnistuse pakkujana. Küll ma sooviksin, et täna oleks selline elamus, et sa võiks ütelda, mina sain täna oma issandaga kokku. See on
nii suur, nii püha ja kallid usklikud. Ärge unustage seda suurt ülesannet. Kogudus on meie peamine ülesanne, et inimesed Jeesusega kokku saaks. Aamen.